Selliselt liigutab oma tehisnokka 3D betooniprinter. See, mille ta valmis on saanud, seisab valmis kujul juba masina ees platvormil. Tegemist on kohe kindlasti innovatsiooniga ehitusvaldkonnas ja Eestis veel suhteliselt tundmatu tehnoloogiaga. Maailmas on seda aga juba päris hoolega praktiseeritud. Tänasel päeval võib öelda, et ta ei ole veel väga levinud. Ja kui vaadata maailmapilti, siis võiks öelda niimoodi, et siin aastast 2015 hakati sellega üle maailma rohkem tegelema, aga pigem eksperimenteeriti, otsiti lahendusi. Tänaseks saab öelda, et esimesed objektid on maailmas püsti, sillad, eluhooned. Kõige suurem asi peaks olema tänaseks Ameerikas, Ohios 100 ühikust koosnev elamukvartal, aga see on ikkagi veel jätkuvalt eksperimentaalfaas. Veerand miljonit eurot maksma läinud 3D betooniprinter on Tallinna Tehnikakõrgkooli jaoks korralik investeering. Vastava labori rajamine on osa rahvusvahelisest projektist EXEP 3D, mille eesmärk on selle valdkonna teadmiste tõstmine ja arendamine. Meie vaates oli see muidugi ääretult tarvilik, sest Tehnikakõrgkooli prioriteedid on teadus-arendustegevus ja ettevõtetega koostöö. Et see lugu sai alguse juba selline 5-6 aastat tagasi, kus me siis nii-öelda ülikooli või kõrgkooli vahenditest investeerides ehitasime samm-sammu haaval seda teadmust, et me saame täna siin selle labori avada ja selle labori kahtlemata võimalus on edasi kujuneda selle valdkonna kompetentsikeskuseks. Veel teeb betooni printimise kulukaks segu, mida kasutatakse. Need ongi eksperimentaalbetoonisegud. Ilmselt aeg teeb siin omad korrektuurid ja sellega muutub soodsamaks ka betooni printimine. Mina arvan, et sellel on tulevik. Kui me praegu, seda võib-olla praegu natukene raske ette kujutada, sest praegu on ikkagi meie platsi ehitamine väga inimeste keske, inimesed on seal hakkamas ja keegi hästi ei kujuta ette, et neid asju võiksid teha päriselt robotid. Aga kui me näeme, kui kiiresti AI praegusel hetkel peale tuleb ja ta ei tule mitte niisama peale, vaid ta ikkagi konkreetselt lõhub vanu ärimudeleid, siis ma arvan, et betooni printimine on ka kindlasti üks asi, kus me saame inimesed tegema mingisugust teistmoodi tööd ja robotid las siis ikkagi töötavad seal väljas. Aga antud töö, mille masin valmis on teinud, on meie ees. Seda võib nimetada pingiks või lauaks. Möödunud nädalal me selle katse tegime ja selle prindi aeg oli täpselt 1 tund. 1 tund? 1 tund. Ma ei tea, te ilmest ei saa aru, on seda palju või vähe. Just nimelt. Ehk siis see võiks olla see üks koht, mis näitab potentsiaali, et kui asjad on ette valmistatud, on hea disain, siis ka ajaline võit võiks olla selline täiesti arvestatav argument. Arendajad peavad ka otsima erisust ja eristuvust teistest, et siis selliste asjadega kindlasti saaks seda teha. Ja ega siis roboti ja masinatund lõppkokkuvõttes hakkab ikkagi olema odavam kui inimese tund, nii et ma arvan, et see hakkab ka Exceli tabel kokku jooksma. Tallinna Tehnikakõrgkooli eesmärk on saada betoonprintimise juhtivaks kompetentsikeskuseks Baltimaades. Selleks on juba sügisel planeeritud koolitused ja ka vastava ala võistlused.